tere minu poolt. Ma vaatan, et kell on juba vaikselt 2 läbi, et juhul kui keegi liitub meiega, siis küll ta liitub ja meie saame juba vaikselt pihta hakata. Nii, aga jah, mina ise olen Katrin Loodus, ka Võsa projekti õpiruumi spetsialist ja see inimene siis, kes on teinud ka mõningaid õppematerjale selle süsteemi peale juba ja kes on siis see, kes neid seminare teie jaoks siin hetkel läbi ka viib. Aga ma joonistan korra selle skeemi jällegi silme ette, mis mul eelmine kord ka slaidi peal oli ja natukene ringitan ära, et millele me täna keskendume ja millest me juba rääkinud oleme või millest see süsteem koosneb. Ütlen kohe ära, et nende 4 seminariga sellist 100% selget võib-olla arusaama ja kõiki nüansse selgeks ei õpi, et selleks, et seda süsteemi tervikuna hoomata, see on võrdlemisi keeruline, see võtab aega. Küll aga kõik juhendid ja need õppematerjalid, mis me ka siin läbi teeme, kindlasti aitavad teid nii palju, et te saate oma laboreid vähemasti tegema hakata. Aga selline lihtsustatud mudel, mis süsteemidest see üldse koosneb ja millistega meie siin ka koos töötame, et siis joonistan selle hetkel tahvlile. Et esimene on lihtsalt see server. Selle serveri nimetus on labdev.itcollege.ee ja mõningatele süsteemidele me anname teile täiesti admin-õigused, mõningatele süsteemidele mitte. Osaliselt on see mõeldud lihtsalt seetõttu, et kuna seda platvormi jagab lisaks nendele seminaril osalejatele veel ka teised platvormi ja laborite arendajad, siis selleks, et nende info kuidagi kaduma ei läheks, siis natukene tuleb seda õigustega piirata. Küll aga kõik, kus kohas teil õigused puuduvad, on meil ilusasti siin abilised olemas, kes aitavad teil kõik asjad seal ütleme, et kõik vajalikud asjad ilusasti ära teha. Nii, et siin on siis tegemist, ma nimetan teda hostiks, kuna paljudes juhendites on ka temale niimoodi viidatud. Ehk siis see on sisuliselt server, kuhu peale on siis installitud IT-süsteem ja mille peale on installitud ka selline asi nagu PHP VirtualBox, ehk siis aadress, ma panengi ta siia virtuaalmasinate käivitamiseks, PHP VirtualBox. Ja box. Nii. Korraks näitan, et see IT kui selline. Ehk siis IT-süsteem ise on siis sellisel aadressil labdev.itcollege.ee ja see on siis see, mille kaudu tavaliselt kasutajad ja ka administraator lähevad sellele süsteemile ligi, et mingisugust konkreetset. Aga see on siis meie IT-süsteem ja see on see koht, kus siis tavaliselt kasutajad pöörduvad selleks, et mingisuguseid laboreid läbi ka teha. Eelmisel korral me saime valmis sellise esmase disaini näidislaborile. Seda saab käivitada, tal on mingisugused masinad ka külge juba sätitud, aga ülejäänud kõik osa on hetkel veel funktsionaalsuse mõttes puudu. Ja vaikimisi me määrasime kõik, siin on olemas testkasutajad ja kellel neid ei ole, aga tahavad siia teha ka oma näidislaborit, siis me saame testkasutajatena jagada teile välja vajaliku info. Et kui te selle video järgi tahate jälle põhimõtteliselt jõuda samale maale, et siis juba järgmisel seminaril kogu see asi nii-öelda kimpu siduda. Aga see on siis IT-osa kasutajate jaoks enamasti nähtav. Nii, ja vastab ka aadressil. Nii, labdev.itcollege.ee. Teine osa, mis siis seal oli PHP VirtualBox ja see paikneb samuti labdev.itcollege.ee. Erinevusega, et siin lõpus on laiendina veel VirtualBox. Ja see on oluline komponent selle jaoks, et juhul, kui te hakkate oma laborit ehitama, siis on teil vajalik esmalt mõelda läbi, missugune teie labor olema hakkab ja missugune on see topoloogia selles süsteemis. Ja selle põhjal peate looma ka virtuaalmasinad, mida te siis oma laboris hiljem kasutama tahate hakata. Ja selle jaoks on olemas eraldi keskkond, mis siis baseerub VirtualBoxil. Te saate need masinad enda personaalarvutis juba ennevalt valmis teha või selles samas süsteemis ja seejärel siis hakata viitama või ühesõnaga siduma seda IT-ga. Ja see on nüüd see koht, kus meil on tehtud näidislaborid juba valmis, nii et jällegi, kui on hiljem huvi, siis saame need ilusti välja jagada. Ja need mõlemad elemendid suhtlevad veel sellise kohaga, ehk siis antud hetkel meie tegime oma labori topoloogia selliselt, et meil oli 3 masinat. Oli üks masin, mis on desktop, mille peale, kui labor käima pannakse, kasutaja peale läheb.
desktopi pealt ta ühendub serveriga üle SSA ja teeb seal oma toiminguid ja on olemas kolmas masin ehk siis checkermasin või ruuter, mis siis teeb neid automaatkontrolle, et vaadata, kas kasutaja on edukalt ka oma tegevustega lõpuni saanud. Ja siis meil oli siin sihuke server, desktop ja ruuter tüüpi ja need on siis virtuaalmasinad, mis me oleme eelnevalt ise ära seadistanud. Nii, ja viimane komponent, mis siis suhtleb veel nendega, on selline asi nagu Virtual Teaching Assistant. Ma panen ta praegu siia natuke lühinimega ja see on siis see koht, kus tegelikult kirjeldatakse ära kõik õppematerjalid, ehk siis missugune on see labori sisu. Et missuguseid ülesandeid kasutaja peab tegema, mida tal kontrollitakse, kas tal on mingisuguseid küsimusi ja nii edasi. Ja see informatsioon, mis siin ära kirjeldatakse, toimub siis hilisemalt automaatkontrollidega ruuteri poolt ja korrektsete vastuste äramärkimine ja kõik see kombo tegelikult omavahel suhtleb, siin on ka veel omavahel suhtlus, selleks, et teenindada või siis pakkuda lõppkasutajale seda labori kogemust. Praegu tundub see hirmus keeruline, ilmselt paberi peal ja natukene ka kui seda konfima hakata, aga sellest ei ole midagi. Eelmisel korral ma teen korra erineva markeriga. Me keskendusime sellele keskkonnale siin, ehk siis seadistasime ära oma IT peal oma esmase labori. Masinad olid meil juba ette valmistatud, aga nende sees me veel hetkel midagi ei toimetanud. Siin tegime ära ka vajalikud seadistused ja ühesõnaga see etapp on meil hetkel läbitud. Millele me täna keskendume, ehk siis loogilise jätkuna on siis see osa siin. Ehk siis me hakkame looma õppematerjali, ehk siis looma seda elementi või seda osa sellest õppeprotsessist, mis hakkab kasutajale siis ülesande püstitusi kuvama, hakkab talle näitama, kas ta on oma ülesanded korrektselt lahendanud või mitte. Ja siin on ka mõningad nüansid, millega tuleb arvestada ja mõningad eritüübid, missuguseid küsimusi saab teha, kas on automaatkontrolliga või mitte. Ehk siis süveneme natuke seda õppematerjalide loomise osasse. Ja järgmisel korral me siis keskendume sellele viimasele elemendile ehk nendele virtuaalmasinatele ja seadistame ära selle automaatkontrollide süsteemi. Ja selleks on meil natukene vaja ka hosti peal toimetada, aga sellest me saame juba rääkida järgmisel korral. Nii. Ahaa, üks oluline asi jäi siit puudu. Virtual TA on nüüd siuke asi, mis on paigaldatud pisut teisele serverile ja siin on tema aadressiks, mille poole pöörduda. On IT sidekriipsuga ja itcollege.ee /8433. See aadress on ühtlasi asi, mida teil hiljem on vaja, selleks, et selle Virtual TA poole pöörduda. Ja ma arvan, et kellel on arvuti kaasas, te tegelikult võiksitegi selle aadressi peale juba praegu minna, sest et sealt me hakkame kohe jätkama ja hakkame oma õppematerjale tegema. Kui siia ei panda järele koolonit või tähendab kooloniga pordinumbrit, siis ta viib samuti IT-keskkonda, aga see on see, mida kasutatakse IT-kolledžis õppetöös. Ja selle sama masina peale, hosti peale on ühtlasi paigaldatud ka see Virtual TA, aga siin tuleb lihtsalt väga oluline on eristada, et kool on 8433 tuleb lõppu panna. Siis teid viiakse küll pisut teiste siltidega keskkonna peale, siin on hetkel Rangeforce'i logo peal, aga see ongi selline platvorm, mis on õppetööks ja koolidele kätte jagatud siis tasuta kasutamiseks. Nii et kes on omale ühtlasi juba süsteemi paigaldanud või planeerib paigaldada seda IT-d, siis tegelikult on koostöös Rangeforce'iga võimalik selle süsteemiga ühildada ka seesama Virtual TA, et seda õppeprotsessi veelgi võib-olla mugavamaks või intuitiivsemaks teha. Ahaa, üks oluline asi veel enne, kui me pihta hakkame. Nagu ma ütlesin, siis iga selle seminari kohta tehakse salvestus, aga ühtlasi on iga selle etapi kohta tehtud ka väga põhjalik piltide ja selgitustega õppematerjal. Ja see õppematerjal on inglise keeles. Ma loodan, et see ei ole väga suur probleem, aga vähemasti ta on olemas ja kui seda juhendit järgida põhimõtteliselt samm-sammult on võimalik kõik see sama asi omal käel samuti ära teha. Nii. Ja samamoodi, kui te siin näete hetkel maha, siis te võite juhendi kõrvale võtta ja sellega jätkata. Ma panen selle lühi aadressi 69D6C.
Ehk siis see on see õppematerjal, mida te saate ka hiljem kasutada ja mis on täies mahus koos piltide, koos selgitustega, kõigega ilusasti olemas. Ja seda saate siis hiljem enda labori tegemisel või siis ka lihtsalt materjalina kasutada. Aga praegu, mis me teha saame, selleks, et me saaksime ühiselt siin rääkida läbi, missugused funktsionaalsused üldse süsteemil on, siis lähme kõik koos sinna it.itcollege.ee, kool on 8433 peale ja IT siinkohal on sidekriipsuga ja registreerige sinna endale konto. Aga võtamegi järjestikku need asjad siit läbi, et mida siin üldse teha saab, et missuguseid võimalusi on oma õppematerjalide kirjeldamiseks üldse olemas selle Virtual TA puhul ja järgmine kord siis hakkame juba siduma neid omavahel, et seda automaattesti siia peale ka teha. Vaikimisi, esmane leht, mille peale te satute, on see, kus kuvatakse, siis kui teil on admin-vaade, antud hetkel teil admin-vaadet ei ole ja te näete infot ainult enda labori kohta. Ja vaikimisi, ma võin siin näidata, on, kui te enda ilmselt enda labori peal klikite, kuna te siin midagi muud hetkel ei näe, siis kuvatakse selle peale teile kohe üleüldine informatsioon selle labori kohta ja tegevused, mis te siis selle laboriga hiljem teha saate. Et siin on olemas View Lab ja Start Lab või siis kui te tahate modifitseerida, kloonida või kustutada seda laborit, siis selle jaoks on erinevad toimingud siin all välja toodud. Ja ma korra näitan, väga tore mul siin muutuvad need jooksvalt kohe, korra näitan need erinevate nuppude taha ka, mis siia paremale poole jäävad. Et juhul, kui te seda muuta ei taha, tahate lihtsalt selle labori sisu vaadata, ma võtsin siit hetkel, ma võtan mingisuguse enda labori, näiteks DevOps Final Test, korra selle HTTP security juurde minnes, siis nagu te näete, teil on võimalik ka selle labori topoloogiat lisada pildi kujul, teil on võimalik erinevaid linke lisada, et te saate selle labori kohandada tegelikult väga omanäoliseks. Lihtsalt küsimus ongi selles, et kuidas te selle siis ise välja mõtlete ja kuidas realiseerida. Ehk siis siin antud hetkel võtsin ühe labori, mis on juba valmis tehtud ja siin on ära kirjeldatud info ja siin on olemas 2 olulist kohta, mida meil küll hetkel täna vaja ei lähe, aga lihtsalt järgmiseks korraks juba väike info, et siin on olemas igal laboril oma unikaalne idee ja omanik, kes selle labori teinud on. Et kui teie nüüd mõne labori tegite, siis see owneriga koha peal peaks olema teie enda kasutaja nimi. Vahel, kui on siin adminina sisse logitud, siis siia alla tekib ka admin, aga üldiselt ta seostab ikkagi ära selle konkreetse kasutaja nimega. Ütleme niimoodi, et lõppkasutaja jaoks see väga palju ei määra, sest tema seda kuskil ei näe, aga sel hetkel, kui te hakkate süsteemi administreerima, siis võib see osutuda väga kasulikuks, kui teil on vaja mingi labori infot või seda omaniku kätte saada. Et kelle poole pöörduda juhul, kui on mingisugused uuendused või asjad pooleli. Ja see labori ID, mis siin välja toodud on, seda me hakkame siis järgmisel korral kasutama nendes automaatskriptides. Et sellel on oma kindel roll, see saab olema üks nendest lipukestest või indikaatoritest, millega me hakkame viitama, et just minu laborist selle konkreetse, või õigemini minu virtuaalmasinatest selle konkreetse labori külge ühendutakse. Ja kui te panete siia View Lab, siin on 2 varianti, Start Lab või View Lab, vaikimisi, kui panna Start, siis te lihtsalt näete seda tulemit. Nii-öelda viisakas vormis, nii nagu see teie kasutaja seda näeks, kui ta sellesse süsteemi sisse logib. Siin all jookseb teil aeg, kui kaua see labor on käinud, protsent või siis siin võib panna ka punkte, sõltuvalt sellest me kohe vaatame, kus seda muuta saab, sõltuvalt sellest, kuidas teie hindamissüsteem üles on ehitatud ja saate siis ära kirjeldada erinevad objektiivid, ehk siis suuremad teemad ja selle all olevad väiksemad sammud, ehk siis stepid. Ja see hierarhia on siin ka selliselt, et on suur objektiivi nimetus ja selle all on siis alamstepid ehk siis sammud ja nendele sammudele me saame siis määrata erinevaid tüüpe, aga sellest kohe ka edasi. Ja kasutaja saabki oma ülesandeid täites selle Virtual TA vahendusel siis oma ülesanded kätte, saab need ära realiseerida. Kui kõik on korrektne, siis automaatkontroll märgib selle tulemuse siin roheliseks ja siis muutub ära ka see protsendiga see läbimise protsent sisuliselt. Ehk siis mõõdetakse, kuidas tal läheb. Nii, aga see on selline siis, kui laborimaterjalid on juba olemas ja neid vaadata. Siin oli üks teine koht. Lähen korra nende laborite peale tagasi. Siin on olemas veel ka siuke asi nagu View Lab, et hetkel võib tunduda, et need ikoonid on võib-olla pisut eksitavad, et Start Labi puhul ma ju nägin ka, aga see View Lab on selline koht, kus te näete statistikat oma labori kohta. Ja te näete sellist statistikat, et kes on seda laborit teinud, millal ta on seda teinud
ja näete ära ka objektiivi põhiselt, et missugust objektiivit ta on teinud ja mis kellaajal ta seda teinud on. Et vahel annab see väga head sükest indikatsiooni, kui kaua tal mingisuguse sammu tegemiseks näiteks kulus, kui kaua tal üleüldse labori läbimiseks kulus ja nii edasi. Ehk siis kõik need kasutajad, sõltumata sellest, kui palju neid siis, mitu korda nad seda, või sõltuvalt sellest, kui palju nad seda laborit käivitavad, siis nende kohta tekitatakse siia kirjeid. Ja te saate selle põhjal natukene statistikat oma labori kasutuse kohta, läbivuse kohta ja võib-olla annab see teile ka sükest üleüldist infot, et millised teemad võib-olla on raskemad, kus inimesed toppama jäävad ja nii edasi. Ehk siis see on siuke väga hea statistika koht, kus seda koguda. Nagu näha, siis on siin natukene ka sükest filterdamise süsteemi, küll aga on ta suhteliselt lakooniline ja selline, siin on veel võimalik sorteerida erinevat pidi. Aga ta on võrdlemisi lakooniline, et ta pigem on siuke lihtsama koeline ülevaade. Et kahjuks ei ole sellel süsteemil sükest keskset kasutaja manageerimise kohta nagu user hub, millega oleks siis võimalik vaadata veel seda läbivust võib-olla isegi veel detailsemalt, aga ma arvan, et mingi informatsiooni ta teile ikkagi annab, et te saate vähemalt mingi ülevaate oma labori kasutatavusest, steppide läbimisest ja nii edasi. Et need on sellised informatiivsed osad siin, kõiki neid asju, vähemalt seda infot on siin võimalik muuta ja selleks, et midagi oma laboriga teha, on siis need olemas need 3 erinevat nuppu siin. Ühe peale siin juba ekslikult või õigemini kogemata juba satuti, väga hea, niimoodi õpibki kõige paremini, katsetad läbi. Ehk siis esimene ikoon, mis on siin siuke 2 failiga, tähendab, et seda laborit on võimalik kloonida. See on jällegi näiteks väga hea, kui teil on mingisugune tüüplabor ja te tahate selle sarnast teha või struktuurilt mingit sarnast teha, et siis te saate kloonida või kui teil on näiteks vaja seda varundada ja siis kindluse mõttes tõstate selle klooni kõrvale, et juhuks, kui selle eelneva laboriga midagi juhtub, et kas kolimisel või muudate mingid õppematerjale seal, et siis teinekord see kloonimine võib päris hästi kasuks tulla. Seejärel on see käsi siin, mis indikeerib muutmist, ehk siis kui te tahate laborit kirjeldama hakata ja detailsemalt täiendama, siis kindlasti see edit nupp on väga hea abimees selle jaoks. Ja juhul, kui te teate, et nüüd see labor, mis iganes mul on, ma seda enam kindlasti ei vaja, ma ei tegele sellega edasi ja selle võib rahulikult ära kustutada, siis selle X-iga on võimalik seda teha. Ta küsib teie käest veel korra üle ka enne, et oled sa ikka kindel, et sa seda eemaldada tahad ja siis on ikkagi veel võimalik, aga ühesõnaga selle X-iga on võimalik siis oma laborit kustutada. Aga jällegi soovitan seda teha kindlasti läbimõeldult, et muidu selle tagasivõtmine, kui ta juba kustutatud on, siis selle tagasivõtmine enam võimalik ei ole. Võtamegi oma selle labori lahti, klikkame selle peal, mis teie labor on ja paneme siit selle muutmisnuppu, et käime selle läbi ja vaatame, missugust infot meil on vaja selleks, et mingisugust laborimaterjali ka luua. Et siin tuleb väga palju erinevaid nüansse juurde, nii et hakkame otsast aga pihta. Kui te mingi labori lõite, siis esimene vaade, mida te siin, ilmselt teil neid samme ei ole, õigemini ma võtan, siin on testlab, ma teen teiega kaasa, ma vaatan, keegi pole sama nimega seda võtnud. Nii, ma kõigepealt tekitan selle näidislabori, siis ta läheb mul sünki nende eelnevate seminari materjalidega. Panen siia oma näidislabori, lähen selle peale, vaikimisi määratakse talle siis see unikaalne idee ja omanik ja siis ta ütleb lihtsalt, et lisa siia mingisugune tekst. Väga hea, lähen siia käe peale ja hakkan siis nii-öelda nullist pihta ja nüüd peaksin nägema sellist pilti nagu teilgi. Ja vaikimisi, nagu ma ütlesin, siis laborimaterjal koosnevad siuksest suuremast teemast ehk siis objektiivist ja siis selle suurema teema alla käivatest väiksematest sammudest. Ehk siis meil on olemas objektiivid ja objektiivite alla tulevad stepid, aga enne kui me konkreetsete ülesannete juurde saame minna, ehk siis milliseid objektiive me kirjeldama hakkame, on olemas iga labori kohta ka selline üleüldine informatsioon, mis siis annab kasutajale ka võib-olla aimust, mis selles laboris tulema hakkab ja teiseks natukene saame määrata ära ka seda, kui pikk see labor on ja mõningaid konfiguratsiooni asju. Ehk siis nagu te näete, siis vaikimisi ta on suhteliselt lakooniline tühi ja siin on juba mõningate sätete kohta informatsioon olemas. Aga valige teiega siit edit ja lähme teeme siin natuke toiminguid, et siis on pisut kergem seda selgitada. Nii. Nagu näha, siis kohustuslikud ja mittekohustuslikud väljad on siin eristatud selle sulgudes oleva optional sõnaga,
aga ma arvan, et me räägime nad läbi ikkagi kõik, olgugi, et kõik neist ei ole ka kohustuslikud. Esimene on siis see title näidislabor ja see näidislabor on siis see koht või see indikaator, mida te näete siis, kui te siia Virtual TA'sse sisse logite ja sealt nimekirjast suudate siis oma labori tuvastada. Ja teine koht, kus seda veel kuvatakse, on siis, kui kasutaja on oma labori käima pannud ja tema labori puhul kuvatakse seda Virtual TA akent, siis seal üleval on kohe riba, mis näitab, missuguse laboriga on tegemist. Ehk siis see on põhimõtteliselt informatiivne, et kasutaja saab vaadata, missugust laborit ta parasjagu tegemas on. Nii, nagu näha, siis võib siin täpitähti kasutada, võite ka suuri eesti keeles, inglise keeles sisendit siia juurde lisada. Siis tuleb teil öelda ära minutites, kui pikk see labor võiks olla. Ehk siis, kui kaua te eeldate, et kasutajal selle labori läbimiseks aega võtab. Vaikimisi on siin 45 minutit ja see 45 minutit tuleneb lihtsalt sellest, et inimese tähelepanuvõime on piiratud. Ja 45 minutit võiks olla midagi sellist, kus ta suudab veel nii-öelda aktiivselt kaasa teha ja sellest pikem aeg on juba see, kus tema produktiivsus hakkab langema. Mistõttu on siuke vaike väärtus, lühike, aga konkreetne ja kui teil on mingi suur teema, siis te võite alati selle suure teema väiksemateks tükkideks jagada, siis kasutaja teeb lihtsalt mitu erinevat laborit läbi. Aga kui teil on mingisugune spetsiifiline asi, te teate, et selleks kulub kindlasti näiteks 3 tundi, siis te võite siia julgelt panna ka 180 minutit. Et see on täiesti teie enda teha, lihtsalt hiljem ta näitab kasutaja jaoks, et kui see aeg seal jookseb ka, et kui pikk see labor on. Nii, ja siin on olemas siuke asi nagu timeout, ehk siis see on see koht jällegi minutites, kus te saate öelda, et mis hetkel selle kasutaja jaoks see labor kinni peaks minema. Hetkel kahjuks on, ütleme niimoodi, et see on olemas siin ideeliselt, aga funktsionaalsuse mõttes ta ei toimi. Ehk siis reaalselt kasutajatel praegu laborit nii-öelda jõuga ära ei lõpetata. Et kui mul on pandud siin, et mul on labor näiteks, ma ei tea, panegi 45 minutit, siis 45 minutit ta saab seda teha, see on nii-öelda laboriks ette nähtud aeg ja 120. minutil tal lihtsalt pandakse automaatselt end lab. Aga praegu see timeout te võite selle panna suurema või väiksema, ta lihtsalt tegelikult ei realiseeru, ehk siis kasutajaks laborit hetkel ei sulgeta. Küll aga see funktsionaalsus võib ühel hetkel tulla ja siis tuleb võtta seda juba arvesse, et kui siin timeout on olemas, siis see tähendab kasutaja jaoks, et tõmmatakse põhimõtteliselt juhe seinast. Ja selle eesmärk tegelikult oli ka see, et kui kasutajad oma laborid käima panevad ja need laborid ka käima jäävad, siis see on lihtsalt väga ressursinõudlik. Et siis eriti need, kes seda serverit haldama peavad, mille peal see süsteem käib, siis võib lihtsalt mingil hetkel ressursid otsa saada. Et IT-kolled siis, kui on siuksed aktiivsemad semestrid ja masinaid on väga palju, siis seda probleemi me oleme tegelikult juba korduvalt, me oleme selle otsa põrganud, et lihtsalt ressursid saavad ühel hetkel otsa. Aga noh, kahjuks hetkel see funktsionaalsus veel ei tööta, aga loodame siiski, et see mingil hetkel realiseerub. Siis on meil võimalik lisada siin erinevaid materjale ja te saate siia panna veepurli. Hetkel on siin sellised, et siia saab panna üks link korraga ja veepurliga samamoodi, topoloogiaga samamoodi. Kui te tahate teha või panna sinna juurde mingid lisamaterjale, et teil on natuke rohkem, siis ma üldiselt soovitan need kirjutada otse siia lab description või lab descriptive'i sektsiooni sisse. Sest et siis on kasutajad kohegi selle ülesandega seoses assotsiatsioon ja ta saab edasi minna sealt ja toimetada. Et siin selles description osas te saate markdown language'is siis formatida oma seda teksti ka ilusamaks, et need lingid ei oleks lihtsalt siuksed HTTP ja siuksed kribu-räbu, vaid saate neile ilusasti nimesid panna. Et kuidas seda markdown language'is teha, et selle jaoks on siuksed universaalsed juhendid tegelikult õnneks internetis olemas. Ja topoloogia, siin üldiselt ei panda seda nii väga siukse lingi kujul, vaid pigem on ta pildina, ehk siis jällegi see pilt pannakse enamasti sinna lab descriptionisse sisse. Võin pärast näidata ka mõnda seda näidet, näiteks HTTPS security'l oli siis see topoloogia sinna sisse kirjutatud, et kuidas ta lingina antud hetkel välja näeb. Ja varasemalt meil oli selline kokkulepe, et nende materjalide osas ja veepurli osas viidatakse nende 2 veeru peal sisemistele materjalidele. Ehk siis nendele, mis on teil näiteks kui teil on veebiserveri seadistamine, teil on vaja sinna panna üks veebileht ülesse, siis selleks, et viidata selle
desktopi peal või selle serveri peal olevale veebilehele, et siis te panete selle URL-i siia. Et see ei ole nii-öelda external materjalide jaoks, et näiteks Google'ist mingisuguse materjali viitamiseks. Et tavaliselt siuksed abistavad õppematerjalid on ikkagi mõistlik siia lab descriptionisse sisse kirjutada. Ja siia panna siis sellised materjalid, mida te tahate laboris siseselt viidata. Mingid kohalikud veebilehed näiteks siis, mis ma siin enne juba näitena tõin, või mingid slaidid, et kui teil on mingid selle konkreetse desktopi peal mingid slaidid, millele viitama peab. Nii, siis on siin olemas contributors, no see on lihtsalt, saate valida kõikide erinevate kasutajate hulgast, kes siin selles Virtual TA's hetkel ära on kirjeldatud, et kes veel on selle labori tegemisse panustanud sisuliselt. Üldiselt ta vist peale Feimi midagi väga juurde ei anna, et ta on siuke informatiivne väli. Aga vähemasti ta on siin olemas, et saate öelda, et minu laborit, mida ma praegu teen, näiteks aitas Roland ka teha. Et jääb siuke märge maha. Siis viimane osa, mis tuleb kirjeldada, või siuke, mitte küll viimane, me alles alustasime, aga on siis labori kirjeldus. Ma ei hakka siin praegu siukest väga palju fantaasiat rakendama. See on... Panen siia lihtsalt kirjad, see näiteks Võsa teise seminari ajal loodud labor. Ma panen isegi lihtsalt Võsa seminaride aeg. Mõtlen, ma võin selle ära salvestada ja vaadata korra. Mul ei ole hetkel ühtegi pilti siia lisada, muidu võiks siia panna veel juurde, aga põhimõtteliselt on võimalik seda siis natukene vormindada. Kui ma ei eksi, siis äkki tärnid siin ümber tegid selle boldiks või oli 2. Ma saan seda kohe hetke pärast teada, kui ma ära salvestan. Ehk siis ma saan siia kirjutada kasutajale mingisugust infot, et näiteks siinsed ülesanded. Ja kui mul on mingisugune reaalne labori materjal, siis mis näiteks IT-kolledži laborite puhul ja ka Rangeforce'i puhul kasutuses on, siis mõeldakse alati iga labori puhul mingisugune stsenaarium, et inimene saab mingisuguse rolli endale võtta ja siis tal on natuke siuke nagu mängulisem see kogu see ülesande lahendamine, et ei ole lihtsalt see, et ülesanne 1 täida see, ülesanne 2, vaid on nagu sellist mingisugust lugu sinna taha loodud, mis aitab kasutajal natukene paremini sellesse ikkagi reaalelu simuleerivasse labori ülesandesse sisse natukene ka elada. Ja siin saab ära piltidega kujundada selle ja see on siis see osa, mida kasutaja näeb esimesena, kui ta oma Virtual TA lahti teeb, et tere tulemast, see on nüüd see labor, võib-olla sul on vaja siin täita seda, et kõik siuke olulisem info. Ja siin on olemas siuke asi nagu success text ja see on siis see osa, mis kuvatakse kasutajale sel juhul, kui ta 100% on täis saanud. Lõpetab oma labori ära, 100% on täis, siis talle kuvatakse siuke eraldi valge aken ja seal on siis mingisugune informatsioon, et kas sa tahad teda tänada labori eduka läbimise eest, tahad talle mingit lisamaterjali viidata või üldse talle midagi öelda, siis mina panen näiteks selle, et palju õnne, labor on edukalt läbitud. Ehk siis siuke lõputiitrid. Mis me Võsa projektiga või Võsa projekti raames oleme ka rakendanud või rakendame, on selline asi, et me paneme siia lõppu, see on siin juhendis ilusasti olemas ka, me paneme siia lõppu siukse metainfo, et mis projekti raames see õppematerjal on loodud, kes on selle autor, kuidas temaga kontakteeruda saab, missuguse litsentsi alla ta kuulub ja kui on mingisuguseid logoinfot või midagi peab olema, et näiteks mingi europrojektidega tehtud labor, et siis ka see viitena alla panna. Et see on lihtsalt siuke hea tava, kuna lihtsalt see on projekti raames, et siis on lihtsalt viisakas sellele viidata. Juhul, kui te teete lihtsalt oma õppematerjale, siis see on muidugi optional, et ei pea seda ilmtingimata lisama, aga võib-olla on hea, kui te lisate oma kontaktandmed, et võib-olla keegi on väga huvitatud teie labori tegemisest ja vaatab, et võib-olla see on hea koostöökontakti võimalus ja siis tahab teiega ühendust võtta, et selle jaoks võib-olla on hea enda nimi ja e-posti aadress sinna järele ka lõppu panna. Aga jällegi see on täiesti teie enda valida. Nii, kui te olete selle success teksti ka siia ära lisanud, siis on siin all veel mõningad valikud, mida te saate selle labori puhul mõjutada. Siin on olemas siuke option nagu This lab is connected to user hub, mis siis saadab kasutaja progressi
ja põhimõtteliselt Progressi niisugusesse üldsesse kesksesse kontserni, mis siis hoiab niisugust kasutaja kohta võrdlemisi detailset raportit. Mitte seda, mida me enne vaatasime, aga see läheb nii-öelda eraldi keskkonda. Praegu ma panin see linnukese tegelikult vaikimisi tal seda linnukest määratud ei ole, sest see IT-keskkond, see Virtual TA, mida meie siin praegu seminaride puhul kasutame ja hilisemalt ka õppetöös, et see ei ole ühendatud User Hubiga. Ehk siis sellist keskset kasutaja info kogumiskohta ei ole, nii et selle optioni siin antud hetkel see tuleb lihtsalt jätta tühjaks. Kui te sinna kogemata panete linnukese, siis süsteem katki ei lähe, küll aga ta mingi aja jooksul hakkab teile viskama sellist punases ruudukeses või ristkülikus informatsiooni, et connect admin user või midagi sellist või can't connect to User Hub. Et selles suhtes, kui te sellist veateadet oma laborite puhul peaksite märkama, siis lihtsalt võtke siit see linnuke eest ära, et ilmselt see on sinna peale jäänud. Nii, siis siin oleme niisugune asi nagu show chat to user. Selle Virtual TA arendusega on tehtud ka mõningaid nii-öelda lisafunktsionaalsuste või võimaluste juurde panemine, ehk siis on võimalik, kui kasutaja selle süsteemi lahti võtab, teeb neid ülesandeid, siis tal on siin all niisugune väikene chati aken ja selle kaudu on siis labori haldajal või kellelgi võimalik temaga kontakti võtta ja vajadusel temaga suhelda, et kui ta kuskilt takerdub või nii edasi. Jällegi see eeldab kolmanda osapoole tarkvara seadistamist, vaikimisi, kui te siia panete, et show chat user, siis ta seda chati tegelikult tööle ei pane, ehk siis ei ole võimalik selle kasutajaga suhelda. Et see jällegi tahab natukene niisugust lisafunktsionaalsust, mida vaikimisi sellesse versiooni siin ei ole paigaldatud. Aga valikuna ta on olemas, sest et ühes teises keskkonnas ta jällegi on kasutatav. Siis on siin olemas display end lab to user, ehk siis sellesse Virtual TA-sse vaatesse tuleb niisugune eraldi nupp, et end lab ja viimane variant on disable feedback from user, ehk siis siin on olemas eraldi objective, mis küsib kasutajalt tagasisidet. Aga kuna see tagasiside jällegi vaikimisi saadetakse User Hubi, mis selle kokku kogub, aga kuna see konkreetne versioon selle User Hubiga seotud ei ole, siis see tagasiside ei lähe kuskile, et ei näe seda, ei saa seda kuskilt lugeda. Mistõttu on mõistlik siia see disable feedback from user ära markeerida, sest siis ta ei kuva seda objectivina talle ja siis te saate tagasisidet küsida sellisel kujul, et teil on võimalik seda ka hiljem tagantjärele töödelda. Kui ta vaikimisi jätate, siis see objective näeb väga ilus välja, ta saab 5 tärnikest panna ja informatsiooni, aga te ei näe seda tulemust, te ei saa seda kuskilt lugeda, et siis ta on tegelikult natuke kasutu. Ja viimased 2 asja, mis siin on siis, kui me enne vaatasime seda laborit, siis seal oli see protsendiga niisugune progress bar, et teil on nüüd endal võimalik siis öelda, et kas võib-olla te ei taha näidata kasutajale, et mingisugust punktide ja protsentide kulgu, siis valite siit nothing. Kui te tahate seda progress bar'i, ehk siis see hüppab konkreetsete protsentide peale edasi, kui nii palju, kui kasutaja oma ülesandeid on suutnud edukalt ära täita. Või siis on 3. variant, mis on score. Kui te tahate talle näidata või kuvada, et selle konkreetse ülesande eest sa said näiteks 10 punkti või sa said 100 punkti, said 10 000 punkti, sõltuvalt sellest, mis te siis nende punktide hulgaks panete. Kui te siia panete score, siis tuleb kindlasti ära muuta ka see in units ja sel juhul tuleks siia panna näiteks points või midagi sellist. Et sinna muidu vaikimisi, kui te selle in units jätate tühjaks, siis ta lihtsalt näitab mingisuguseid numbreid kuskil all ääres, mis ei indikeeri väga selgelt seda, et mis asjad need seal all on. Kui te aga panete skoori, siis sinna tulevad punktid, mida siis summeeritakse vastavalt sellele, kuidas kasutaja parasjagu oma töödega ja vastustega on edenenud ja lõppu pannakse siis lihtsalt sõna points. Ja jällegi, kui te panete siin progress bar'i, no siis on mõttekas siia ilmselt protsent tagasi panna. Ma teen huvi pärast siukse natuke teistsuguse, ma panen siia points, et oleks natuke põnevam. Sest seda protsendiga me juba nägime. Ja kui te olete selle osa ära täitnud, siis võib selle esialgu siit näiteks salvestada. Siis me lihtsalt näeme seda tulemit siit, et mis võrreldes varasemaga on muutunud. Nüüd ta näitab mulle samamoodi informatsiooni nende 4 või nagu seal lõpus olevate sätete kohta, kui palju aega selle labori lõpetamine võiks võtta ja millal siis nii-öelda labori mõistes rubilnikut tõmmatakse, siis mul oli 120 minuti pärast, mida siis tegelikult hetkel kasutaja mõistes ei realiseerita, aga funktsionaalsuse variant või valik on olemas. Ja on siis selle labori kirjeldus, materjalid juhul, kui te midagi lisasite
ja eduka läbimise puhul mingisugune tekst, mis siis kasutajale indikeerib, et ta on ilusasti asjaga hakkama saanud. Seejärel on siin olemas objective, sakvel ja on olemas step. Need tekivad sel juhul, kui me hakkame siia alla midagi juurde lisama. Ja kolmas koht on hints. Ja hints on nüüd selline asi, et kui teil on mingisugused, nagu ta nimigi viitab, tegemist on vihjetega, ehk siis teil on võimalik anda labori kohta kasutajale mingisuguseid vihjeid. Oletame näiteks, et mis see kasutaja võiks küll teha? Oletame, et kasutaja peab mingisuguse veebiserveri paigaldama, aga ta on täiesti algaja, ta ei tea täpselt, mida teha, siis võib-olla tuleb tal ühe vihjena see, et võib-olla tahad proovida paigaldada tarkvara Apache või Nginx. Ja see on juba nii-öelda esimene vihje ja teil on võimalik neid vihjeid mitu tükki sinna panna. Vaikimisi nad tekivad üksteise alla ja kui keerukamat süsteemi teha, mida me küll selle seminari puhul ei jõua väga süvendatult vaadata, siis tegelikult on võimalik neid hinte ka ajastada. Aga see ei ole nii lihtne, kui lihtsalt siit ära täita ja kellaaeg panna juurde, vaid et see tahab natukene suuremat skriptimist. Aga põhimõtteliselt teil on võimalik jätta kasutajale mingisuguseid vihjeid selle kohta, kuidas nad saaksid paremini selles laboris edasi areneda. Ma praegu siia ühtegi vihjet ei jäta, sest meil ei ole hetkel ühtegi objektiivit, millega seda võib-olla siduda. Et siis on natuke lihtsam, kui meil on objektiivide stepid olemas, siis me saame ka mõne üksiku vihje siia näiteks panna. Et siis me näeme, mis see erinevus hiljem labori realiseerides on. Nii, aga lisame siis mingisuguse objektiivi ja sinna alla siis erinevaid samme. Siin oleks nüüd võib-olla hea mõelda hetkeks mingisugune reaalne ülesanne või tegelikult siin võiks isegi mitu tükki neid olla. Sest et meil on erinevaid tüüpi küsimusi, erinevaid tüüpi objektiivi kontrolle. Ja ma mõtlen. Ma teen ühe suure objektiivi, panengi talle nimeks hetkel üks suur objektiiv. Nii, nüüd on mul vaikimisi siin olemas. Ja jällegi, kui te selle objektiivi lisate, siis siin tekib posu ikoonikesi. Kui teil on rohkem kui üks objektiiv, siis te saate neid objektiivid omavahel liigutada järjekordasid vahetada siis nende nool üles nool alla ikooniga. Kui mingil põhjusel teil on laboris sedasi, et teil on, võib-olla te teete alles drafti ja te ei ole päris kindel, kas te tahate mingeid ülesandeid selles materjali lisada või mitte, siis te saate mõningad objektiivid või stepid ära peita, kui te selle silma peale vajutate. Kui see silm on must, siis see tähendab seda, et kasutajale seda ei kuvata. Kui te selle lahti teete, siis kasutaja jaoks muutub see nähtavaks. Ja viimane see X, seda me juba siin korra nägime, see on siis kustutamise jaoks vajalik, et kui te tahate objektiivit või steppi kustutada. Ja iga kord, kui te mingisuguse objektiivi loote, siis teil tuleb samamoodi täita ära informatsioon selle objektiivi kohta. Ja samamoodi ka stepiga, aga enne kui me stepi juurde lähme, siis kirjeldame ära selle oma esimese objektiivi. Selleks panen jälle editsit ja hakkan nagu otsast pihta. Siin on objektiivite puhul siuke asi nagu O-name, mis viitab siis tegelikult objective name'ile, mis on unikaalne. Ja see on unikaalne selle labori piires. Ehk siis kui mina panen siia praegu Juku 1 ja keegi siit ruumist paneb enda laboril ka mõne objektiivi nimeks Juku 1, siis nad omavahel ei sega. Küll aga kui ma teen siia ühe objektiivi ja panen Juku 1, teen kohe teise objektiivi ja üritan sama objektiiv nime talle panna, siis ma saan lihtsalt veateada, et selline juba eksisteerib. Ehk siis meie omavahel üksteist ei sega, aga labori piires tuleb hoida need objektiivi nimed unikaalsed. Ja selle eesmärk on see, et kuna hetkel on põhiliselt laborid, mida selle Virtual TA-ga tehakse, need õppematerjalid on sellised, et neid läbitakse lineaarselt. Ja on lihtsalt kõik selleks, et labor lõpuni teha, on vaja kõik sammud oma korda lihtsalt läbi teha, et 100% kätte saada. Tulevikus või õigemini ütleme, et suur visioon või suur plaan ikkagi võiks olla selline, et õppimine võiks olla võib-olla personaliseeritud rohkem. Ehk siis on võimalik õppematerjalide seest kasutaja käest saada teada informatsioon, mida ta juba praegu oskab. Ja oletame, et kui mul on selline labor, mis hindab kasutajate manageerimist ja kui ma tean, et see, kes seda laborit läbib, on kesktasemel teadmistega, ta oskab juba kasutajaid luua, aga näiteks ta ei oska kasutaja parooli muuta, siis talle ei hakata õpetama asja, mida ta juba oskab, vaid tal võetakse see step ära või siis põhimõtteliselt see step märgitakse selle objective name'i järgi siis vastavalt peidetuks ja kasutaja ei näe seda, ehk siis ta ei pea kulutama aega asjade peale, mida ta juba oskab teha.
Ja selleks, et seda eristust teha, on vaja igale objektiivile määrata oma nimetus, mis oleks unikaalne. Et hiljem seda modulaarsust realiseerida. Aga noh, jällegi see on siuke pigem visiooni küsimus, aga juba vaikselt selleks, et seda funktsionaalsust realiseerida, pannakse siia neid funktsionaalsusi juurde. Ja praegusel ajal on juba see O-name'i lisamine kohustuslik, ehk siis olgugi, et me ei kasuta seda hetkel, on see ikkagi vajalik ära täita. Ja üldiselt loogika, kuidas seda nimetada, see sõltub jällegi teie fantaasiast, et kuna mul on siin üks suur objektiiv, siis ma võin panna siia näiteks esimene. Jällegi, siin ei ole lubatud tühikud, kui ma ei eksi suurte tähtede osas, ma arvan, tal vist piirangut ei ole, aga erisümbolid ja tühikud üldiselt talle ei meeldi. Et pigem numbrid võite kasutada, et on esimene 1, esimene 2 ja nii edasi, need on erinevad, aga üldiselt erisümboleid ta väga hästi ei talu. Nii et hetkel tuleb see ära kirjeldada, aga teda praegu väga kuskil ei kasutata. Seejärel on siuke asi nagu title short ja title long ja üks on siis see, mida kuvatakse. See title short on see, mida te näete siin üks suur objektiiv. Ma panen siis näiteks siia niimoodi üks väga suur, siis te lihtsalt näete, kus see muutus tuleb. Ja teine on siis title long. Panen siia üks eriti suur objektiiv. Ehk siis title short on mul siin külje peal objektiivide nimistus ja title long on see, mis mul tekib siia pealkirjaks juhul, kui ma sellest objektiivi peale satun, kui ma mingid ülesandeid hakkan lahendama. Ehk siis selle objektiivi pealkiri. Ehk siis tegelikult, kui täpne olla, siis see pealkiri siin muutub ära, kui mul title long on muudetud. Kui mul on title short, siis muutub ära see osa siin. Ja igale sellele objektiivile on võimalik siis anda kaalu ja see kaal määrab siis ära, see on nagu mingisuguse matemaatika ülesande puhul, et see konkreetne annab 15 punkti, sest ta on keerukam, see on mingisuguse ühe väikese parameetri muutmine, see annab näiteks ainult 2 punkti. Ehk siis te saate mängida keerukamate ja lihtsamate ülesannete hindamise puhul, et kõik ei pea olema ühe konkreetse puuga löödud. Võite panna siia weight 10 000 ka, kui te soovite. Et see on täiesti jällegi teie enda valida. Ja materjalide puhul jällegi, need on need kohad, kus siis võiks viidata sisemistele materjalidele, mis selle konkreetse objektiiviga seotud on ja need, mis on teil välised, need võiksid olla tegelikult siin selles descriptive areas. Ehk siis selles suures kastis siin all, kus te saate nüüd hakata siis kasutajale ära kirjeldama, et mida temalt siis selle suure tüki puhul oodatakse. Ma pean ikka mingisuguse konkreetsema näite võtma, sest järgmine nädal on meil seda jällegi vaja, kui me hakkame oma skripte automatiseerima. Nii, ma ei ole hetkel väga originaalne, ma kasutan seda sama kasutajate halduse näidet, ehk siis ma defineerin ära, et selle suure objektiivi eesmärk on see, et labori tegija on võimeline looma uut kasutajat näiteks. Nii, kirjutangi siia juurde. Käigus. Panen talle midagi siia juurde. Ning määratakse talle grupiks sudo. Kuna eelmisel korral me tegime IT-s valmis juba enda masinad ja need masinad baseeruvad Ubuntu Debian Linuxi peal, siis need toimingud, mida me selle labori käigus ära hakkame realiseerima ja tegema, peavad sisaldama endas toiminguid, mis on kontrollitavad põhimõtteliselt Linuxi süsteemis. Ja kuna me hakkame neid kontrolle hiljem realiseerima Bashi skriptidega, kui keegi oskab Pythonit, siis ka Pythoni skriptid on sobilikud, siis see peaks olema midagi sellist, mida ma saan käsureal teha ja ma saan ka kontrollida seda kuidagi käsurea pealt. Ja seetõttu ma hetkel panengi, et ma loon sinna süsteemi oma nende masinate peale, mis on Linuxi masinad, loon sinna ühe uue kasutaja ja määran talle grupiks sudo. Et see saab olema minu ülesanne, mida ma hiljem hakkan ka testima. Ehk siis praegu ma tekitan sellise objektiivi, mille siis luuakse kasutaja ja määratakse talle mingisugune grupp. Ja rohkem muudatusi ma siin antud hetkel teha ei saa ja panen sealt save. Online Markdown editor, siis millega on võimalik see tekst sisse panna, ära vormindada ja siis ta annab sulle selle korrektse syntaksi, ma saan aru. Telinge Rio. Lihtsalt jah, et seda ei pea ise nii-öelda välja mõtlema, vaid selle jaoks õnneks on universaalsed vahendid olemas. Panen siit praegu save ja siis on see sama Rolandi topoloogia pilt siin, mis tegelikult isegi
selles suhtes natukene on siin üks masin liiast, aga põhimõtteliselt saab viidata lihtsalt mingisugusele failile, pildile netist, teie enda mingisugusest failiserverist, mida te siis saate siin kasutada. Ma kaotasin ära enne oma selle osa, kus ma tärnid panin, õigemini ma juba unustasin seda vaadata, ma panen siia sudo ümber 2 tärni, see peaks tegema mul siis paksu kirja selle sudo. Antud hetkel tegi. Ja kui ma ei eksi, siis kui ma panen uus kasutaja, panen siia 2 apostroofi mõlemale poole, siis see peaks itaalikusse panema. Praegu ei pannud, ma vaatan, kas see oli 1-ga. Nii, ei ta on pannud. Ühesõnaga mingisugune peast ei mäletagi. Üks tärn hoopis, okei. Jah, ma seda ongi väga hea. Üks tärn paneb itaalikusse ja 2 tükki siis paneb boldi. Ja kui need järele vaadata, siis tegelikult siin saab igatepidi saab headinguid panna ja vormindada seda ja vahelõike ja igasuguseid asju. Ma võingi panna selle, kuidas see vahejoone saab. On lihtsalt, kui panna siia need sidekriipsud vahele, siis ta tekitab siia näiteks joone. Et siis on niisugune eraldusjoon tekib siia vahel, et natuke lugemist lihtsustada võib-olla. Nii. Ja kui te olete selle ära salvestanud, siis ta näitab teile igal hetkel seda, et sellele saab selle O-name'i järgi viidata ja kui palju see punkte annab. Ja kui te nüüd vaatate seda erinevust, mis ma enne selle long ja shortiga tegin, siis siin on väga suur objektiiv ja siin on eriti suur objektiiv. Ehk siis need erisused te saate natuke kujundada erinevalt, et siia saate midagi väga lühikest ja lakoonilist panna ja siia võib-olla pisut detailsemalt lahti kirjutada, et millest see objektiiv siis on. Aga selleks, et selle objektiivi sees midagi ka reaalselt hinnata, sest vaikimise objektiiveid endeid ei hinnata, hinnatakse neid steppe, siis selleks tulebki siia alla meil nüüd hakata erinevaid samme lisama. Natukene tuleb siin kohal läbi mõelda, sest samme saab hinnata tegelikult 3 erinevat meetodit pidi. Üks on vaatamine, üks on siis küsimuste baasil ja 3 on automaatskriptidega. Ja nüüd tuleb siis iga kord, kui te mingi steppi loote, siis te peate mõtlema, kuidas te seda hindate. Et kas piisab sellest, et kasutaja lihtsalt loeb selle informatsiooni ära, te kuidagi ei kontrolli tema teadmisi, kas ta peab lugema informatsiooni läbi ja vastama küsimustele, sisestama ise mingi vastuse, või siis on see midagi sellist, et te palute tal teha, et näed, et palun tee nüüd Linuxi käsurajal selline kasutaja ja sel juhul kontrollite seda automaatkontrollidega. Et teeme kõigepealt need 3 etappi kõik läbi, et ma võtan siit näiteks vaatamisega hindamine. Ehk siis siin kohal piisab sellest, ma lisan selle stepi siia juurde ja vaikimisi, kui te mingi stepi lisate, siis kõik stepid ongi vaatamisega või nagu piisab sellest, et kasutaja vaatab seda steppi. Ehk siis siin lõpus on indikatsioon view. Ehk siis see roheline linnuke tekib juba sel hetkel, kui kasutaja lihtsalt selle stepi peale on läinud. Ja nii lähen siin, klikkan sinna peale ja jällegi ma pean täitma mõningat informatsiooni siin selle kohta ja hakkan siit otsast peale. Ja kui te panete tähele, siis objektiivi ja stepi puhul tegelikult mõlemal tahetakse niisugust unikaalset identifikaatorit, aga objektiivi puhul ta oli O-name ja stepi puhul ta on U-name. Ja U-name on nüüd oluline täita selles osas, et seda me reaalselt saame kasutada, kui me automaatkontrolle hakkame tegema. Et selle järgi me hakkamegi ütlema, et nüüd selle konkreetse skriptiga kontrolli seda konkreetset steppi. Kuna meil hetkel on see view tüüpi, seda ainult vaadatakse, siis me kirjeldame selle unique name'i küll ära, aga seda automaatkontrollis hetkel ei rakendata. Ma panen siis siia hetkel nimeks talle vaatamine. Pealkirju ma ei muuda, materjale ma juurde ei lisa, kuigi huvi pärast võiks tegelikult panna siia ühe veepurli juurde, siis te lihtsalt näete, kus ta seda kuvama hakkab. Veepurl paneme näiteks... Panen siia labdev.itcollege.ee selle sama IT-keskkonna peale, lihtsalt informatiivseks siia. Completion method on siis view. Nagu te näete, siis siin on tegelikult neid valikuid oluliselt rohkem. Varasemalt oli view, multiple choice quiz, value retrieval ja set by tester, aga nagu te näete, siis need 2 viimast siin on juba tähistusega deprecated candidate, ehk siis neid 2 ei soovita kasutada. Ja miks ei soovita kasutada? Need mõlemad on selles suhtes oma ülesehituselt head, et neid saab ühesõnaga
neid saab rakendada, aga probleem on selles, et nende kontroll ei toimi enam päris korrektselt, sest süsteem on muutunud, aga need väärtused lihtsalt on siit hetkel veel eemaldamata, et on lihtsalt pandud markeriga või selle indikatsiooniga, et see on lihtsalt deprecated. Selle asemel on olemas various question form, mis sisaldab endas palju rohkem küsimusvõimalusi, aga seda me kohe vaatame hetke pärast. Ja kolmas on siis see set by tester, mis on vajalik selleks, et neid automaatkontrolle rakendada. Ja jällegi saate panna objektiivile mingisuguse kaalu, aga saate ka need sammud veel omakorda ära jagada. Et mingid väiksemad etapid, jällegi kas on keerulisem, lihtsam ülesanne ja nii edasi. Nii, see on mul view põhine. Stepi saan roheliseks, kui loen selle teksti läbi. Tegelikult ta isegi ei mõõda seda, kas ma seda teksti läbi loen, vaid ta lihtsalt märgib selle roheliseks kohe, kui ma sinna peale satun. Panen õigesti ka siis, kui siia sammu peale satun. Ja kui ma siia sammu peale satun, siis vaikimis antakse kasutajale kohe üks punkt. Sest mul oli hetkel sinna pointsidena see määratud, mitte enam protsendina. Nii, ehk siis view on tegelikult kõige lihtsam hindamismeetod, aga üldiselt on see ka õppe seisukohast või õpetajana või see laborimaterjali loojale, ta võib-olla annab kõige vähem tagasisidet õppuri tegelike teadmiste omandamise kohta. Võtame ette selle teise. Stepi variandi niisna vaatamisega hindamine, siin on küsimustega hindamine. Ehk siis mul on tekstid ja nende tekstide põhjal ma saan kasutajale esitada erinevaid küsimusi. Lähen uuesti selle peale, vaikimised on view, see ei ole minu jaoks sobilik, panen talle U-name'i, panen siia näiteks küsimus ja ülemise osad jätan samaks ja võtan siit completion methodi juurest võtan various question form. Ja kui ma selle ära valin, siis vaikimisi ma pean ära kirjeldama siis selle teksti. Palun vasta. Hei, all järgnevatele küsimustele. Ehk siis selle stepi või sammu põhiline eesmärk ongi see, et ta saab selle sammu õigeks loetud ainult juhul, kui ta vastab korrektselt küsimustele. Ja kohe me vaatame, ma panen selle näiteks suurema kaalu ka ja kohe vaatame, missuguseid erinevaid küsimusi ma siia lisada saan. Vaikimiseda, nagu te näete, siis sellest, kui ma siit completion methodi välja valisin, siis ta mulle seda küsimuste osa ei kuva, ma pean selleks kõigepealt selle info siin salvestama. Ja kui ma selle ära salvestan, siis mul tekib alles siuke sektsioon siia nagu manage question form, kus ma saan hakata siis erinevat tüüpi küsimusi lisama. Ja jällegi unique name, panen oma küsimusele mingisuguse unikaalse nimetuse, no ma panen küsimus 1, sest mul ei ole hetkel seda rohkem vaja kuidagi spetsifitseerida. Ja vaatame, mul on siin nii, okei. Ja nüüd ma pean mõtlema välja 5 erinevat küsimust, sest mul on 5 erinevat küsimuse vormi põhimõtteliselt. Esimene neist on value retrieval, see tähendab seda, et vastuseks küsitakse kasutaja käest midagi ja kasutaja peab midagi sisestama, siis me justkui püüame mingit väärtust. Panen näiteks selle, mis päev on täna. Küsimused ei ole hetkel väga tehnilised, kuna neid ei kontrollita skriptidega ega kuidagi, mistõttu ma praegu nendele väga palju tähelepanu ei pööra, siis kui me hakkame sellest testist rohkem rääkima, siis ma lähen natukene tehnilisemaks ja konkreetsemaks võib-olla ka küsimuste osas. Nii, jätan selle value retrieval, question orderi võite jätta hetkel see 0, ta vaikimis hakkab neid niikuinii üksteise alla järjestama ja question points, jällegi pange küsimustele mingisugune summa, mis ta selle vastuse eest võiks saada, no ma panen 5 lihtsalt siia. Ja seejärel lisan selle küsimuse. Nii. Kui ma selle olen siia juurde lisanud, siis esimese koha peal ta siis näitab, et mul on 5-punktiline küsimus. Küsimus ise on, mis päev on täna ja nüüd ma pean siis talle pakkuma ka mingisuguseid vastuseid ja selleks ma lähen jälle selle tuntud ikoonikese peale, kus see käsi siin pliiatsiga muudab midagi. Ehk siis lisan talle siin ka vastused, mille hulgast siis see kasutaja või õigemini, missuguseid vastuseid see kasutaja võiks justkui sisestada. Ja
nende vastustega on selliselt, et kui need on nii-öelda eeldefineeritud vastused, et ta ei saa panna sinna näiteks ma ei tea, trükiveaga mingit vastust, aga tekitame siia kohe. Add more answer versions, panen siia nüüd õige korrektse vastuse, mis kasutajale kuvatakse üldiselt see küsimus tühja teksti lahtrina ja küsimusega, et mis päev on täna. Tema võib kirjutada sinna näiteks kolmapäev. Ja seda kolmapäeva võib see inimene sisestada väga mitmel erineval moel. Üks variant on näiteks see, et ta paneb, kas meil ongi täna kolmapäev? Oi, ma arvasin õigesti, see oli täiesti juhuslik. Näiteks võib ta sisestada kolmapäev väikeste tähtedega. Nii, see on üks variant. Teine variant, kuidas see kasutaja seda sisestada võib, on suurte tähtedega. Kolmapäev. See ongi see, et mida kasutaja võib tegelikult vastata siin suvalise. Ma ikkagi üldiselt ma olen pannud siia ka need erinevad case sensitive read, aga jah, üldiselt süsteemi mõttes ei ole tegelikult vist väga vahet, kas siin on suur või väike täht. Aga oletame, et mul on selline olukord, kus mul ei ole täpitähti ja ma kirjutan kolmapäev, siis seda ta juba loeb eraldi väärtuseks. Igaks juhuks, sest ma kunagi ei tea, mis kasutajate peas võib toimuda. Ja siis ma panen mingisuguse kuupäeva ka siia. Näiteks 18. ma ei tea, jaanuar. Tegelikult oleks võinud seda isegi kuupäevaga teha, oleks natuke selgem olnud. Siis on neid variatsioone igasuguseid, kes tahab veel panna siin, ma ei tea, 18.1 ja nii edasi. Ehk siis mul on võimalik siia panna ennustades ette, mida see kasutaja võiks sisestada sellise küsimuse vastuse peale, mis muidugi on ka korrektne. Et mul ei ole mõtet vastuseks panna asja, mis on sisuliselt vale, aga lihtsalt igaks juhuks, et äkki kasutaja võib seda välja pakkuda, mis tõttu ma panen siia, üks on siin täpitähtega, teine ei ole, ehk siis ma panen siia kõik variandid, mida ma arvan, mis see kasutaja võib vastata. Ja sel juhul, kui kasutaja, hiljem vaatame kohe seda küsimust, milline ta välja ka näeb, siis ma olen talle pakkunud siia erinevaid variante, kasutaja ei näe neid lahendusvariante, mis ma siia olen pannud. Temal on lihtsalt siuke tühi tekstirida, mida ta siis, või siuke tekstikast, kuhu ta kirjutab oma vastuse. Ja nii kaua, kuni ta ei ole vastanud ühel nendest variantidest, mis mul siia ära kirjeldatud on, nii kaua seda vastust õigeks ei loeta. Kui ta paneb siin nüüd kolmapäev, nii nagu on, siis see läheb roheliseks, kui ta paneb siia näiteks, ma ei teagi, paneb kogemata reede või midagi siukest, siis see ei lähe. Kui ta paneb siia kolmapäev 1 või mingil põhjusel kirjutab kolmapäev lahku näiteks, siis seda ka õigeks ei loeta. Õigeks loetakse ainult see variant, mis siin on vastuse variantides välja toodud. Mis tõttu on suhteliselt oluline, et te püüaksite mõelda välja enam-vähem kõik variandid, ka sellised, mille peale te esmapilgul võib-olla ei tule, selleks, et tabada oma küsimusele vastajate mõtteviisi, sest sellist vaba teksti lahtrit antud hetkel selle küsimuse tüübi juures ei ole. Nii, aga see on ainult üks variant, kuidas lisada. Siis on meil võimalik võtta siit, paneme siit unique question number 2 ja järgmine valik on meil user input anything, ehk siis kasutaja võib põhimõtteliselt sisestada ükskõik mida ja see vastuse variant on näiteks väga hea siis, kui te küsite mingisugust näiteks kasutaja arvamust, mitte seda, et teil on ette öeldud väga spetsiifiline väärtus, et ta peab teile ütlema, et ma ei tea, mitu jalga on koeral, siis seal peab kindlasti 4 olema, vaid võib-olla te küsite, et nagu, ma ei tea, kirjeldage, mis värvi, ühesõnaga midagi sellist, mis tahab kasutaja arvamust, näiteks, et ma ei tea, mis sa arvad, kas talv on hea või mitte. Et seal ei ole tegelikult ühest vastust, seal minule võib-olla on see hea, mõne jaoks ei ole hea, et see on kasutaja enda arvamus. Ja siin on tal olemas natukene pikem või suurem tekstiväli. Panen siia kirja näiteks, palun ütle, mis sa arvad talvest. Ehk siis saan oma arvamust avaldada. Ja siin ma võin nüüd jälle mängida, siis palju ma talle neid punkte sellest annan, 0-st kuni siis mis iganes summani. Sõltuvalt sellest, kui oluline see küsimus siis antud hetkel on. Ja jällegi vaadake kindlasti, et see unique name oleks teise numeratsiooniga, muidu ta annab teile lihtsalt vea teate. 3. variant, küsimuse tüüp õigemini on multiple choice, ehk siis kasutajal ongi, tal on mitu erinevat vastuse varianti ette antud ja tal on siis võimalik valida üks või rohkem õiget vastust. Ja seekord siis erinevalt sellest, kus me kirjeldasime ära, mis need võimalikud vastused on, siis seekord lõppkasutajaga näeb reaalselt, mis need valikuvariandid tal on. Nii, mõtleme kohe siia mingisuguse hea küsimuse. Panen, mis...
see on küll väga algeline küsimus, aga ei ole hullu. Praegu fantaasia mängib niimoodi kätte, et mis värvid on valgusfooril. Siin ma lihtsalt tean, et neid värve saab mitut valida. Question order jällegi, antud hetkel, no ma panen ta näiteks, et ta on mu 3. küsimus, sest ma tahan, et oleks allpool kui teised. Ja hetkel lisan selle küsimuse jälle, sest vastuse variante ma saan lisada alles siis, kui ma olen selle küsimuse loonud. Ja kuna ma panin talle question orderi 3, siis ta tekkis praegu kõige alla. Ja selleks, et ma saaksin vastuse variante sisestama hakata, lähen jälle selle küsimuse peale ja hakkan editeerima. Siinkohal ma praegu isegi kommenteeriks seda ka, et siin need sammud, mida peab tegema, tegelikult tundub hetkel võrdlemisi palju. Ma pean vist 3 või 4 sammu tegema selleks, et saada seda sama tulemust. Siis praegu on juba arenduses ära tehtud see muudatus, et ma saan neid samu küsimusi vastuse kohe siin selle küsimuse loomise hetkel teha, aga seda ei ole lihtsalt live implementeeritud. Kuna uuenduste tegemine tihtipeale on selline valulik protsess, siis seda ei ole lihtsalt veel live realiseeritud. Kui see muutub, siis muutub kindlasti ka juhend, mis õpetab, kuidas neid küsimusi siia tekitada. Aga lisame siis kohe küsimused või õigemini vastused ka siia. Väga keeruline ei ole. Kollane on 1. Panen siia eksituse jaoks ka sinine. Roheline. Põhimõtteliselt siin ma võin neid vastuse variante panna nii palju, kui mul siis parasjagu pähe tuleb, et see nimekiri lihtsalt on siin scrollitav. Punane vist ka, kollane sinine. Ja panen siia mitte ükski. Must-valge. Nii, panen siia ühe rea veel, seda tegelikult otseselt ei ole vaja. Ja kui ma olen nüüd selle kasutaja jaoks välja mõelnud erinevad vastusevariandid, mille hulgas tal on valida, siis ma pean ütlema ka süsteemile ära, et millised need õiged vastused on. Jällegi see sektsioon või selektsioon, mis ma siin teen, ei ole kasutajale nähtav. Kasutaja näeb jällegi küsimust ja kõiki neid vastuse variante, ta peab sealt tegema oma õiged valikud ja nii kaua, kuni ta õigeid valikuid ei ole teinud, nii kaua tal punkti kirja ei lähe ja tulevad punased ristid, kui ta vale valiku teeb ja loetakse korrektseks siis, kui need kattuvad sellega, mis mina siin olen ära markeerinud. Et kui ma tahan öelda, et selle valgusfoori üks värvidest on kollane, siis ma lähen siia alla siia correct answers ja valin ära selle answer number 1, siit ma pean lugema lihtsalt, et see on esimene, teine ei ole õige, 3 on mul jälle õige, siis ma lähen siia answer number 3. Ja kui ma vaikimisi niimoodi siin ühe korra peale vajutan, siis ta markeerib ära ainult ühe õige vastuse. Kui ma tahan, et oleks rohkem kui üks õige vastus, siis ma pean hoidma kontrollit all, kui ma seda klikki teen. Samamoodi, kui ma tahan seda markeeringut maha võtta mingil üksikul väärtusel. Ehk siis kontrolliga ja klikiga saan valida rohkem kui ühe vastuse. Ja mis mul see viimane oli? 5. Selliselt. Siin minul on need rohelise taustaga markeeritud õiged vastused näha, kasutaja jaoks mitte. Ja neid ma saan siis muuta vastavalt oma äranägemisele hiljem ka. Ja kui mul sellega olen valmis, siis panen siit update question. Ja vaikimisi, praegu siin võib-olla sellel ekraanil, siin isegi suure ekraani peal on natuke paremini näha, siin on pisut halvemini, et need õiged vastused markeeritakse siin roheliseks. Et on natukene paremini eristatav, kui siis visuaalselt peale vaatad. Nii, natukene on siin ka informatsiooni selle kohta, et mismoodi see siis kasutajale välja näeb. Aga lisame ära veel ka need 2 ülejäänud küsimuse tüüpi. Ehk siis meie 4. variant on choose n options. Ja see küsimus on võib-olla, või see küsimuse vorm on võib-olla kõige vähem levinud, sest et selle küsimuse eesmärk ei ole kontrollida mitte nii väga selle vastuse korrektsust, kui seda, et mitu õiget asja sul on välja valitud. Et see valikute number on olulisem kui see, mis on selle vastuse taga seal. Jah, et eesmärk ei ole isegi mitte kontrollida vastust, vaid just seda, et kas mul on 7 variandist, kas mul on 3 tükki valitud. Et kui mul 3 valitud ei ole, siis järelikult see vastus loetakse valeks. Aga kui mul on valitud 3, siis on sobilik, isegi kui ma valin ja mingis mõttes jah, et just kui nagu sisult valed. Aga seal ongi, et ta ei saa nagu, et see on hästi keeruline kuidagi. Mul ei tule lihtsalt kahjuks ühtegi head näide, et kus seda võiks kasutada.
Ma arvan, et sellel on kindlasti mingi oma spetsiifiline põhjus, et miks ma seda valida saan, aga mul kohe hetkel ei tule. Ma tekitan ta küsimusena ikkagi siia ära, et siis me hiljem saame seda läbi testida, et kuidas ta välja näeb. Aga vähemalt jah, praegu ma mõtlen mingi küsimuse. No näiteks, ma ei tea, ma panen vali õige arv. No ma panen selle, ma vali ainult A-d. Ma panen selle lihtsalt, siis võib-olla see annab mingisuguse vihje. Vaatame, kuidas see küsimus seal päriselt välja näeb, et siis äkki on sellest rohkem abi. Aga selle tausta on praegu mul hetkel näitena väga raske toetada, et ei oskagi öelda. Ma arvan, et see on mingil hetkel tulnud väga spetsiifilise labori tarbeks ja kuna ise ei ole seda laborit välja töötanud, siis ei oskagi kohe kommenteerida. Aga ma lisan selle siia juurde. Yeah, the user needs to check a number of options in a multiple choice question. Aga see minu arust ei ole veel väga selge, aga panen siit, võtan selle muutmise jälle. Ja nüüd ongi, ma pean ütlema siis nende vastuse vahemikud, ehk siis mitu optionit ta õigesti peab valima. No oletame, et ma panen siis 1-3 või 1-3. Ehk siis tal on mitu erinevat valikut antud, aga nende valikute hulgas ei pruugi kõik õiged olla. Aga kui ta valib juba näiteks 5-2 tükki, on ta juba päris hästi saanud, et siis ta saab näiteks 3 punkti või midagi sellist. Aga noh, see on jällegi väga spetsiifiline asi. Ma panen 1-3. Kui ta vähemalt 1-3 valib, siis on juba hästi. Ma jätangi selle praegu nii. Rohkem ma ei hakka. Vaata, mis siin on. Ahaa, siin on veel mingisugune variant. Nii, range. Ma pean talle ju ette ütlema ka, mille hulgas ta valima hakkab. Jälle kasutan mingisuguseid. Kasutame siis temaatilisi sõnu. Võsu, jah. Võsa. Ja paneme siia veel näiteks nii, 1, 2, 3, 4. Ma panen huvi pärast ühe 4. veel. Ei, see tekitab segadust, siis ma pärast enam ei mäleta ja siis mõtlen, et miks ei tööta. Jätan siia praegu tegelikult see võibki jääda, kui 3 A-d ainult ongi, siis ma selle järgi saan natuke piirata, et on seda korrektselt teinud. No vaatame. Igal juhul jätsin siia, kuna ülesanne oli, et vali ainult A-d või A-ga algavad, siis vaatame, mis see tulem seal hiljem on. Panen siit update question. Nii. Ja sellega mul on olemas juba 4 küsimust kaetud. Väga hea. Ja panen siia ka nüüd selle viimase variandi. Ehk siis küsimus 5. Ja mille tüübiks on manually graded input. Ja see on jälle natukene selline erijuhtum, sest et kui nende teiste puhul, mida me siin eelnevalt ära kirjeldasime, piisab sellest, kui kasutaja kas vastab õige sõna, kas ta valib õige sõna, kas ta valib õige numbri või õige arvu neid vastuseid, mis olema peab, ja see süsteem kontrollib seda automaatselt, ehk siis minu osalust ei ole vaja, siis see viimane osa manually graded input on selline, kus vastus loetakse õigeks ainult sel juhul, kui mina materjalide haldajana markeerin selle korrektseks ja annan selle eest punktid, ehk siis ma valideerin seda. Et see on jällegi väga hea selliste küsimuste puhul, kus mul on vaja näiteks kasutaja arvamust või kuidas ta sellele, kas ta põhjendaks mingisugust küsimust või vastust. Ehk siis mõtleme mingisuguse. Näiteks panen siia jälle mingisuguse küsimuse. Leia 5 meetodit, kuidas sa kasutaksid midagi. 5 meetodit, kuidas plastiktopsi näiteks milleks? Ehitusel. No, täiesti suvaline asi.
Nii, ja siis, kuna seal ei ole ühte õiget vastust, see võib olla ükskõik kuidas, kas ma joon sealt seest, kas ma hoian seda pliiatsite jaoks, kas ma kogun kruve, ühesõnaga neid variante võib seal olla väga palju ja igal inimesel on see individuaalne ja võib-olla ma tahan hinnata seda, et mõni ongi väga laheda leidliku asja teinud, siis ma saan talle anda lisapunkte selle eest näiteks. Ehk siis seal ma pean lugema vastused läbi ja talle ise manuaalselt ütlema, et väga hea, selle vastuse eest ma annan sulle nii palju punkte. Nii, ja siin antud hetkel midagi muuta ei olegi, kui ma sinna muutmisnupu peale ka lähen, siis siin rohkem variatsiooni ei ole. Võin siit update panna ja me oleme ilusasti ära katnud kõik oma 5 küsimust. 5 erinevat tüüpi küsimust. Ja ma korra näitan ära, kus kohas seda manually graded kohta just nimelt, kus te saate kinnitada, et see vastus on korrektne. Et seda te ei saa teha mitte siit, vaid kui me lähme tagasi, siis kui ma siia oma näidislabori peale lähen, siis siin oli siuke nupp nagu View Lab, kus ta siis näitas statistikat minu nende objektiivite ja steppide kohta. Kahjuks ei ole hetkel ühtegi kasutajat seda teinud, mis tõttu seda siin küsimustega hindamise all peaks tegelikult 5 erinevat steppi olema, siis mul tekiks siia siuke eraldi kastike. Kui me selle labori käima paneme järgmisel korral, siis see tekib ja me saame selle läbi mängida, aga hetkel seda siin veel ei kuvata. Selle jaoks on vaja natukene, et keegi seda süsteemi ka kasutaks. Aga selle View Labi alt meil on võimalik see nii-öelda läbi lugeda see vastus ja sealt ka kirjutada, et see on okei ja ma annan selle eest nii ja nii palju punkte. Ja nii, aga küsimused on meil siin iseenesest olemas. Huvi pärast lähen korra tagasi, kus minu see näidislabor on. Ahah, ta isegi ei näita seda praegu. Ahaa, okei, seda pole lihtsalt käima praegu pandud, et ma saan seda editeerida. Nii, võtan oma suure selle objektiivi uuesti lahti. Siin on juba küsimustega, ma ei saa kahjuks seda veel hetkel näidata, et me peame selle labori korra käima panema ja ära siduma, siis tekib ka natukene parem ülevaade sellest, mismoodi need küsimused välja näevad. Peame mingile laborile selle konkreetselt määrama. Aga lisaks nendele 2 eelnevale hindamisele oli meil olemas ka 3. variant, ja ma panen siia automaatkontrolliga hinnatav. Ehk siis meie 3. samm saab olema see, mida me järgmisel korral siis skriptidega hakkame hindama. Vaikimise on ta jälle view, lähen siia peale ja panen talle edit. Ja nüüd on siin väga oluline, et me alustame jälle oma unique name'ist. Ja nüüd on väga oluline panna sellele sammule see unikaalseks nimetuseks midagi sellist, mis on teil esiteks kerge võib-olla meelde jätta ja ka seostatav, et mida selle konkreetse kontrolliga ka reaalselt mõõdetakse. Sest et hiljem, kui me teeme automaatkontrolle, siis oleks mõistlik panna see skripti nimetus sama, mis on see unique name. Lihtsalt, miks see oluline on, kui teil tuleb mingisuguse labori kohta näiteks, ma ei tea, 5, 10, 15 kontrolli, siis nende vahel orienteerumine võib minna päris keeruliseks, kui panna siia kontroll 1, kontroll 2, kontroll 3 ja nii edasi. Et see ei anna teile informatsiooni, mida sellega päriselt kontrollitakse. Et siis, kui meil siin olid objektiivis ära määratud, et mis me tahaksime saada, luua kasutaja ja määratada gruppi sudo, siis me tegelikult võiksime panna siia mingisuguse viite, mis ütleb, et me tahaksime näiteks kasutajat luua. Ja selle kontrolliga, automaatkontrolliga on veel sellised, et kui teil on mingisugused ülesanded, siis äkki see nüüd Roland saab mind parandada, kui ma midagi valesti ütlen selles osas, aga kui ma saan ühte asja kontrollida ühe skriptiga või vähemalt mul oleks mõistlik seda ju teha. Ma saan küll sellise kontrollskripti sisse panna, mingisuguse keeruka dünaamika sinna sisse, et ta kontrolliks mitut asja, aga mõistlik oleks selleks, et saada ülevaadet, kas kasutaja teadmised, kas ta oskab nii kasutajat teha, gruppi teda lisada ja mis iganes toiminguid veel, jagada need väiksemateks lõikudeks ja ikkagi nagu panna eraldi steppi alla. Sest muidu lihtsalt ta ju mõõdab või nagu tulemusena ta annab sulle ainult ühe rohelise linnukese ja see ei pruugi sulle anda täit ülevaadet, kas ta oskab nii kasutajat luua või oskab ka gruppi lisada, et selles suhtes on hea jagada väiksemateks tükkideks ja ma arvan, et ma hetkel ise teen samamoodi, ehk siis automaatkontrolliga ma tekitan ühe kontrolli, mis vaatab, kas kasutaja on loodud ja teise, mis siis lisab selle kasutaja gruppi või õigemini kontrollib, kas see kasutaja on gruppi lisatud. Ja selleks ma panen siis esimese unique name'iks, panengi näiteks kasutaja loomine. Hiljem, kui ma selle kohta skripti teen, siis ma panen selle skripti faili nimeks ka selle kasutaja loomine, siis mul on jällegi tekib assotsiatsioon ja võib-olla pisut lihtsam üles seda leida.
Ja kui ma selle unique name'i olen ära kirjeldanud, siis ma valin siit alt selle viimase valiku, set by tester. Ja kuna see on siuke asi, mida ta peab tegema käsureal, siis ma panen sellele ka suurema kaalu näiteks. Panen kohe 100, see on siuke hea tunne, et on kõige raskem. Ja siin on nüüd siis väga oluline kasutajale selgitada, mida temalt oodatakse, et missuguse toiminguga ta hakkama peab saama. No meil on kasutaja loomine. Panen loo. Nii, mingisugune uus kasutaja, panen näiteks Juku. Nii. Ma ei ütle talle isegi ette, või tegelikult ma võin seda natuke spetsifitseerida. Parooliks pane või midagi sihukest. Kuigi lõpptulemusena ma ei kontrolli seda, kas ta parooliks on pandud, aga lihtsalt, et võib-olla kasutaja jaoks seda ülesannet pisut keerukamaks teha, et see oleks natuke spetsiifilisem. Kuigi lõpptulemusena ma võiks ka panna, et loo serverisse uus kasutaja nimega Juku ja määra talle ise parool. Et tegelikult lõppkokkuvõttes vahet ei ole. See võib-olla isegi oleks natuke parem. Aga praegu sõnastan selle ülesande selliselt ja siinkohal ma praegu hetkel midagi talle juurde ei saagi teha, kui ma just ei taha mingit täpsustavat infot anda, näiteks, et kuidas ta sinna serveri peale sisse saab logida, aga üldiselt ka seda on mõistlik teha erineva stepi alt. Nii, ma saan näiteks võib-olla siit seda kuidagi panna. Ja ma tekitan kohe siia ka teise automaat kontrolliga hinnata 2. Ma paneks siin isegi võib-olla natukene täpsemalt, ma ei pane samm 2, vaid panen siia sulgudesse näiteks grupp. Siis ma tean, et see konkreetne samm on mul grupi kohta. Teine oli kasutaja kohta. Ja panen selle unique name'iks näiteks sudo grupp. Jällegi, siis mul on selle järgi võimalik hiljem tuvastada, et mida selle konkreetse objektiiviga tehakse ja panen siit jällegi set by tester. Ja kaalu panen jälle 100. Nii, kasutajale annan jälle konkreetse ülesande. Nii, natukene vormindan ka. Panen siit, et see oleks bold'is. Ja nagu te näete, siis ma tegelikult hetkel sõnastusega viitan sellele, et ta eelmises punktis oleks oma tegevusega saanud õnnelikult lõpuni, sest et tal peab kasutaja Juku olema selleks, et teda gruppi saaks lisada. Ja vaikimisi, kui me neid kontrolle ka teeme, siis nad on ikkagi lineaarsed. Ehk siis neid kontrollitakse üksteise järel. Kõigepealt kontrollitakse need, mis on automaatselt süsteemi poolt, view ja form, need lähevad niikuinii automaatselt. Ja siin ei ole vahet, need on nii-öelda dünaamilised, et kas ma enne või pärast vastan neile. Aga kõik need, mis on selle testiga seotud või testi tähistusega, need kontrollitakse kõigepealt esimene see testiga, seejärel teine, 3 ja nii edasi. Aga see on muudetav, ehk siis me saame ka selliselt teha, et ma muudan ära, õigemini ma vastan õigesti teisele ja siis alles näiteks lähen esimese juurde. Siin on küll hetkel mõttekas seda kontrolli teha lineaarselt, sellepärast et tal ei saa see teine ülesanne olla täidetud, kui esimest veel ei ole. Aga ma ei pea seda nii-öelda hindamisega määrama, vaid lihtsalt selle materjalide loogikaga põhimõtteliselt. Ja praegu salvestan selle ära. Ma siin panen ka korraks sellele teisele. Panen siia kasutaja juurde, kui teisele läks grupp. Nii. Ja panen siit salvesta. Nii, ehk siis nüüd mul on 2 automaatkontrolliga hinnatavat sammu ka ja ma olen ära katnud kõik need erinevad sammude viisid. Ma võin siia huvi pärast panna ka objekt. Võin siia lihtsalt panna veel ühe objekt. See on samm muidugi, seda ma ei taha. Nüüd oligi päris hea olukord see, et tahtsin tegelikult objektiivit lisada, aga kuna siin alumises aknas ma saan tegelikult ainult steppe lisada, siis tekkis see lihtsalt üks lisastepp. Saan selle ilusasti ära eemaldada. Küsitakse mu käest üle. Nii. Aga objektiivid on lisatud, sammud on lisatud
Ja nüüd oleks tegelikult väga hea, kui me saaks vaadata, kuidas need ka välja näevad, aga selleks me peaksime hakkama juba skripte ja kontrolle täitma, mida ma arvan, et on mõttekas teha järgmisel korral, kui me niikuinii räägime sellest kõigest väheke detailsemalt. Ja lisaks on see ka üsna tehniline. Aga kas meil on midagi veel, mida me tahame lisada? Küsimus oli selles, et kas kasutada siis sellise modifikatsioon, ühesõnaga, et kas selleks, et automaatkontrolle tööle panna, ma lihtsalt kordan siia üle, kas kasutada olemasolevat mingit meie põhja näiteks, mingit template'i või siis luua nullist tegelikult ise. See nüüd sõltub, mina ütleks, et see sõltub väga palju ka su enda topoloogiast. Küll aga on oluliselt lihtsam, kui sa ei ole selles süsteemis veel nii spetsiifiliselt sees, siis võtta see põhi ikkagi kas või näidiseks. Ja sel juhul nagu hakata tegema, küll aga üldiselt, mis me soovitame, on see, et sa ikkagi võtad meie mingisuguse näidise ja selle põhjal need confi-failid kasutad ära ja teed üks ühele. Sest et põhimõtteliselt muidu sa leiutad jalgratast. Sest jah, ruuteri puhul on tegemist tavalise Linuxi serveriga põhimõtteliselt, mis on lihtsalt mingite spetsiifiliste confi-failidega täidetud. Sest siin olgugi, et ma tõin välja selle modifikatsiooni jaoks faili lab_init.sh, siis tegelikult see on ainult üks fail, mida ma pean täitma ja muutma. Et seal taga elab veel Objective Checks ja mustmiljon RC locali failid ja muud asjad ka, et see tegelikult see posu on päris suur. See on siis see VTA objektiivite kontrolli jaoks mõeldud juhend, kus on siis kõik need skriptid välja toodud, et siin läheb algusest päris detailidesse, et kuidas ja kust mida üles leida. Aga siin on tegelikult, hakkab algusest pihta, missugune on see faili nimetus, kuhu see panna ja siit saab täiesti lihtsalt põhimõtteliselt copy-paste meetodil võtta need põhjad ja siis lihtsalt ära muuta need osad, mis konkreetselt sinu laboris on teistmoodi. Ja kui sa vaatad, siis neid faile tegelikult on päris palju, need on sellised, mida kas tuleb siis suuremal või väiksemal määral muuta, et ma arvan, et võtame kas või selle näite, see Objective Checks, et sul ei ole mõtet seda lihtsalt ise kirjutama, aga sa võid seda teha, võib-olla sa teed seda ka väga hästi ja siis see võib-olla parandusettepanekuteks väga hea, aga ma kardan, et see läheb sul lihtsalt liiga kaua aega. Et modifikatsioone tuleb niikuinii igal juhul teha. Aga kõik see info, mis siin praegu nähtav on, et seda me peame tegema järgmisel korral, sest ma arvan, et me ei jõua seda tänasel päeval lihtsalt lõpuni. Ja siis võib see pilt lihtsalt väga segaseks siin minna. Nii. Mõtlengi, et kas äkki peaks selle juhendi ka välja jagama enne, siis nad saavad tutvuda. Sest see on päris keeruline. Aga ma panen selle kirjaga kaasa teile, siis te saate järgmiseks korraks natuke seda uudistada ja uurida ja siis võib-olla tekib juba mingid küsimusi või asju, et kas see on üldse aru saada, mis siin kirjas on ja nii edasi, et see on nüüd siuke hästi detailidesse minev, ja neid siukseid näpulõikamiskohti on päris palju. Ma korraks lihtsalt näitan siit ära selle koha, et milline üks siuke kontrollskript, mis me siia antud hetkel ka tegime, et meil oli see nimetusega näiteks sudo grupp. Et kui ma nüüd seda tegema hakkan, siis ma pean tekitama ühe siukse SH lõpulise faili, siia paneksin siis näiteks sudogrupp.sh ja hakkaksin siis täitma neid välju siin, et see on küll informatiivne. Siin saan näiteks juba kasutada seda tähistusena oma sudogruppi, tekitan ajutise faili, siin on viide minu serverile ja nagu te näete, siis siin selles kontrolliskripti failis ma ise pean ka kasutama seda korrektset U-name'i, mis ma sinna Virtual TA-sse kasutan, et see on üks kohtadest, kust seotakse omavahel siis Virtual TA ja konkreetselt need virtuaalmasinad, mille poole ta pöörduma hakkab. Et siukest, et mõningad need väärtused, mis seal on väga olulised täita täpselt, mõningad on sellised pigem üleüldised. Ja kui ma olen siukse süsteemi spetsiifilise info ära täitnud, siis alles tuleb see osa, kus ma hakkan kontrollima. Ehk siis see on mu kontrolli osa, kus ma üle SSA kirjeldan ära näiteks Bashis tegevuse, millega ma saan kontrollida siis mingit, kas mu kasutaja eksisteerib näiteks. Et selleks ma pean natukene seda käsurida tundma, aga sellest ei ole hullu, et me teeme selle koos niikuinii läbi. Ja kui ma olen selle käsu, millega ma kontrollin, kas mingi tulem on korrektselt tehtud või mitte ära kirjeldanud, siis sellele järgneb ka see nii-öelda süsteemi endapoolne kontroll, et juhul kui ta tagastab mulle, et ta saab nii-öelda positiivse väärtuse kontrolli peale, siis ta teeb ühte asja, markeerib mul selle Virtual TA-s oleva sammu õigeks ja kui ta saab mingisuguse muu väärtuse kui nulli või siis ehk korrektse,
siis ta lihtsalt ei markeeri seda ära ja käib nii kaua tsüklis, kuni see kontroll on siis lõpuks roheliseks saanud. Ja sellega siis see skript ka lõpeb. Et võib-olla jutu järgi tundub siuke võrdlemisi lihtne, aga lihtsalt natukene läheb aega enne, et kui see süsteem ja need masinad omavahel suhtlema saada, et selleks me peame nende 3 masinaga siin, või pigem serveri, desktopi, ruuteri puhul nad pigem 2 rohkem keskenduma, et need modifikatsioonid toimiksid. Nii, aga jah, nagu ma ütlesin, siis ma selle hea meelega jätaks järgmiseks korraks. Siis tasub jah, võib-olla isegi läheb kauem aega kui. Ja oluline asi, mida veel võib-olla märkida ka, et küsimust ja testi ei saa koos kombineerida ühe stepi sees. Et mul saab olla, ja seda view'd samamoodi, et kui mul on view, siis mul ongi view, mul ei saa olla view ja test koos. Nagu tüübina. Et kui mul siin oli, panen mingi. Ehk siis mul ei saa olla segasamme justkui. Kui ma lähen edit, ma panen mingisuguse selle, siis completion method. Et ma ei saa, siin on, kuna ta on drop down, siis ma ei saa valida siit 2 asja korraga. Et alati on, kas ta on küsimuse oma, kas ta on vaatamise oma või ta siis on hinnatav skriptiga. Ma mõtlesin, ma tekitaks siia ühe hindi ka, et siis me lihtsalt järgmisel korral näeme, kuidas see hint välja näeb, et ma panen siin näiteks automaatkontrolliga hinnatav kasutaja, ma tekitan siia hindi. Kuna see hint on nähtav üle labori, ehk siis vahet pole, kas ma olen vastamises alguses või lõpus, siis ma panen talle siia näiteks, ma panen talle lihtsalt nimeks kasutaja hint, kasutaja seda küll ei näe, aga ma panen selle lihtsalt enda jaoks ja selliselt kirjeldavalt. Ei, ma teen hoopis grupi kohta, sellepärast, et selle kohta mul tuli parem. See on väga otsene vihje küll muidugi, aga ma vähemalt saan talle öelda, et kui ta tahab gruppi kasutaja lisada, et siis ta võiks uurida näiteks kasutaja lisamise käsklust, et sealt võiks nagu vihjeid saada. Et see ei ütle konkreetset vastust ette, kuigi ma võin siia ära kirjeldada ka konkreetse käskluse, mida ma tahan, et ta sisestaks, aga see ei ole väga efektiivne tema õppimise seisukohast, mistõttu on hea panna siia mingi selline vihje, mis aitaks teda edasi, aga samas ei ütleks vastust ette. Ja saan panna siia, et on enabled, ehk siis kasutajale kuvatakse seda. Ja neid vihjeid tegelikult saab lisada ka jooksvalt, aga sel juhul te peate ise jälgima selle kasutaja labori läbimist. Kui see on mingisugune võistluse tüüpi asi, siis see on võib-olla natuke lihtsam, aga kui see on pigem õppetöö ja tudengitel on võimalus seda läbi viia või õppuritel on läbi viia seda kogu semestri vältel, siis seda osa on pisut keeruline jälgida. Et aga üldiselt, kui panna enabled, siis ta on nii kogu aeg, kogu labori vältel kasutajale nähtav ja ta saab seda kasutada vastavalt sellele, siis kuidas ta parasjagu infot siis vajab. Ja jällegi vaikimisi pannakse seda siia juurde. Saan veel seda infot siin muuta, saan ära peita, kui tahan. See on siis see, mis määrab, kas ta on enabled või disabled ja saan vajadusel sisu muuta, kui ma mingil põhjusel tahan uut väärtust siia panna. Ja järgmisel nädalal siis lähme edasi. Ja siis lähme selle automaatskriptide osaga ja vahepeal ma sain siin uusi emaili aadressi, et saadan vahepeal selle eelmise seminari video ja juhised ka nii selle tänase eelmise kui ka järgmise korra kohta, et siis saab juba natuke ette valmistuda, et siis on võib-olla pisut kergem lihtsalt kaasa seda teha, sest et seda infot tuleb väga palju järjest. Nii, aga kui te praegu, selles mõttes, et ma jään veel siia ruumi, et kui mingid küsimusi on, me saame arutada. Igal juhul aitäh tulemast ja siis kohtume järgmine nädal.